Timmu ei ole üldse tavaline asi tegelikult, et väike Saaremaa teeb nagu Lätis täiesti puhta töö, et Saaremaale kaksikvõit. Siin ei olegi midagi lisada rohkem. Räägi oma rallist. Saime oma legendi klappima ja võrreldes Tallinna ralliga, et ja järjest enesekindlus tuli juurde ja kõik ülejäänud asjad toimisid, et väga hea. Ühel katsel küll oli väike vimka, kui 500 meetrit katsestardist Side otsustas lõpetada oma koostöö ja panime terve katse näppude peale ainult. No paljud on küsinud, et mis see 42 selle auto number on, et kuidas see võimalik on? Sõber Erki sai 42 aastat vanaks eile siis, et tiim tegi sükse väikse üllatuse meile. Aga kas Erkit see tulemus rahuldas ka või? Ma loodan küll, et on rahul sellega. Erki, tule siia. Küsime kohe Erki käest, et Erki, kas 42. sünnipäevaks selline suurepärane tulemus nagu ralli teine koht on piisav? Ma arvan küll, jah. Et paremat ei saanud tähtegi. Esimene koht parem oleks, aga küll see ka tuleb. No Timmu just ütles, et teil siin vahepeal kadus Side ära, et mis see nagu kaardilugeja jaoks tähendab? See on nagu paatidega sõidetakse, viipekeeles tuleb teha, näidata kus poole sõita ja numbreid. Ega see oli niisugune natuke keeruline, higiseks võts. Timmu, kuidas Erki hakkama sai? No paari koha peal jäid ikka näpud natuke hiljaks. Näpud läksid sõlme, ütleme. Ja teie aeg seal katse peal? 4. aeg. WRC autoga võitsid meid sekundiga. Nii et võib sõita küll viipekeeles? Jah, kui vähe harjutada, siis saab huvitavalt, ma arvan. Järgmine ralli nüüd Eestis on Viru ralli, et milliste plaanidega sinna? No nüüd tuleb jälle pikk paus vahele, kui me oleme just soojaks ennast saanud, et üritame mingisuguseid treeninguid ja asju ikka teha vahepeal ja loomulikult täisatakk. Venelased tuleb alistada.